Tere mu kuulajad, mina olen Janne, ma olen siis holistiline tervendaja ja kaksikhinge alkeemik ja ühtlasi siis autor, koolitaja, naistegruppide juhendaja. Ma tean, et ma ei ole pikka aega, pole siis uute videotega pole siia tulnud, aga nüüd siin ma siis olen. Ma tean, kui väga teile meeldivad need 3 grupiga taro videod ja kuna ma saan teilt kogu aeg imeilusat tagasisidet ja kuulen oma klientide käest, kuidas te ootate neid videosi, siis ma püüan neid ikkagi vähemalt kord nädalas, ideaalis ikkagi ka sagedamini postitada. Ma alustasin siin mõned nädalad tagasi päris mitme uue koolitusgrupiga. See on siis minu igapäevane töö ja nende uute gruppide algusega ongi siis mu aeg natuke rohkem täitunud, sellepärast siis vähem videosid. Ühtlasi siis kaksikhinged, kes teid aina rohkem koguneb, kes te mind üles leiate, see tõesti toimub, ma üle päeva, ma kohtun, räägin, vestlen, võtan anamneesi, mulle kirjutavad siis ärkavad kaksikhinged, kes siis saavad teada, et nende side, nende suhe on kaksikhinge side, et nad on selles protsessis, mõned juba aastaid, mõned aastakümneid ja kuna minu töö on jumalikult juhatatud, minu hinge missioon, ka mulle endale üllatuseks, siis nad leiavad mind ülesse ja mul on praegu loodud siis 4-nädalane kaksikhinge protsess kursus. Kui see oled sina, kes sa kuulad ja sa ei ole osalenud sellel kursusel ja sa koged hingeaktivatsiooni kaksikhinge sidemes, siis see on õige koht, sa võid mulle kirjutada kirja, et sa soovid registreerida siis uutesse gruppidesse, mis ilmselt tulevad umbes 4 nädala pärast. Suur osa minu tööst ja minu enda teekonnast, minu ülestõusuprotsessist on olnud siis meheliku, naiseliku energia sügavuti tervendamine, läbi elamine, kehastamine ja balanssi toomine, mis ongi tegelikult kaksikhinge teekond. Nii et see oli siis see, mida mulle näidati, mida mina pidin õppima ja sellest on mul sündinud ka lausa 4 kuu pikkune kursuse sari Teadlik suhe, kus suures osas me siiski tervendame naisenergiat, me äratame ja tervendame naisenergiat. Nii et see on siis selline lühitutvustus minu praegustest tegevustest. Rohkem saad vaadata siis mu kodulehel ja kogu broneerimine käib kodulehe kaudu. Lisaks siis taro vabu kohti ma panen pühapäeva õhtuti, panen üles jooksvaks nädalaks. Ma ei taha väga pikalt ette oma kalendrit täita, see tekitab minus, see piirab mu vabadust ja elades siis püsivalt tänaseks 0 punkti väljas, ma ei tee mitte ühtegi tegevust kohustatuse tundest. Seega minu jaoks kõige sobivam, minu kõrgem joondumus on siis töötada 1 nädala haaval ja seepärast siis pühapäeva õhtul kell 8 ma avan oma kalendri, tunnetades, kuulates, mis mu keha, mis mu kõrgem mina mulle ütleb, kui palju, mis seansse, taro lugemisi, kursusi, mida iganes ma siis teen. Nii et see kõik võib muutuda, mingil hetkel ma ei võta erakliente ja siis jälle võtan rohkem erakliente. Nii et palun olge siis mõistlikud, olge kannatlikud minu eripärade osas. Ma olen ka saanud tagasisidet, enamasti küll suures osas positiivset, et ma ei vaata siia kaamerasse, küll ma sätin oma juukseid või mängin oma juustega, mis on minu kiiksud, eks ole, ja ma ei hakka seda muutma, see tuleb mul nii loomulikult, see on see, kes ma olen, võta või jäta, see on minu siis ruum, minu kanal ja minu kavatsus ongi siis tõmmata ligi neid inimesi, kellega ma resoneerun ja kõik need, kellega ma ei resoneeru, siis järelikult ma ei ole teie jaoks. Ja see, mis ma räägin, ilmselt resoneerub kuidagi ka sinul, kui sa
kui sulle on meeldinud need videod ja kõik see, mida ma edastan, sest meie ülestõusuprotsess juhatabki meid autentsusesse. See tundub tegelikult justkui selline lihtne asi ja võib-olla sa mõtled, et issand, aga ma olengi autentne, aga tegelikult see nii ei ole. Meie autentsus on meie algolemus. Seal, kus me olemegi võib-olla lapsemeelsed, siirad, puhtad, ilma häbita, ilma komplekside, ilma programmideta ja sinna sa jõuad tagasi siis oma mäletamise teekonnal, oma siis kaksikleegi ülestõusuprotsessi järel. Nii et sellepärast annan sulle teada, et kõik need minu korrigeerimata videod, lapsed jooksevad, minu kaksikleek, mees koputab uksele või tuleb töölt parem koju, ajan sassi kaamera peegliga, see jätkub siin kanalil ja kui sulle see ei sobi, siis nii lihtsalt ongi. Ma aktsepteerin seda. Nii, aga selles videos mul oli plaan teha siis selline lugemine, kus oled sa praegu oma tervendusteekonnal. Ma tean, et mitte kõik, kes mind kuulavad, kõik ei ole ülestõusuprotsess, siis ma arvan, et umbes pooled ja mida aeg edasi, seda rohkem inimesed on siis kaksikhinge ülestõusuprotsessis või siis kuidagi muud moodi saanud hingeaktivatsiooni ja alustanud ülestõusuprotsessi. Aga kuna praegu meil on nii vapustav aeg planeedil Maa, siis peaaegu kõik inimesed kogevad energiate muutust, nad on sunnitud siis enesetervenduse teekonnale. Kes siis võtab selle vastu, kes lükkab seda edasi, aga fakt on see, et kõik tajuvad muudatusi oma välises ja energeetilises maailmas. Nii et sellepärast ma panen videole pealkirja, et sinu tervendusprotsess hetkel. Ülestõusuprotsess hakkab tegelikult peale kaksikhinge aktivatsiooni. Mina olen kaksikhing, see on see, mida mina tean. Minul toimus hingeaktivatsioon umbes 2009 aastal, kui ma taas kohtusin oma kaksikhingega ja siis algas ülestõus ja mul ei olnud aimugi, mis asi see on, sel ajal ei olnud veel nii palju informatsiooni internetis, eks ole, et ma ei teadnud kuni 2017-18, et ma olen ülestõusuprotsessis. Ma lihtsalt elasin ja kogesin seda. Kõik see aeg õppides siis terapeudiks ja ma olin juba alates 2015 aastast täiskohaga oma hingemissioonis. On ka muud viisid. Mis on erinevad viisid, kuidas saab alata ülestõusuprotsess? Ülestõusuprotsess läbi hingeaktivatsiooni võib siis olla läbi mingisuguse väga keerulise diagnoosi. Miski, mis raputab sind nii, et sinu esimene egokiht läheb siis hävingusse. See on väga-väga valus, väga intensiivne. See võib olla kõik, mis sa teadsid, sult võetakse ära, sa kaotad, su senine elu, võib-olla senine abielu kukub kokku. See ei ole lihtsalt tavaline depressioon, vaid sul hakkavad toimuma kvantnihked sinu teadvuses, eks ole. Ja alles siis, kui meie esimene egokiht on siis, ja tuumhaav on aktiveeritud, siis me lähme ülestõusuprotsessi. Absoluutselt mitte kõik ei ole kaksikhinge sidemes. Minu kanalist saavad abi ja juhatust kõik, kes on enesearengu teekonnal, eks ole, kindlasti hingesugulussuhted. Teate, ma ütlen teile ausalt, seni kaua, kui ma ei rääkinud kaksikhingedest, mul oli, kuidas nüüd öelda, nagu ma ütlesin, ma olin täiskohaga autor ja terapeut, homoöpaat, aga peale seda, kui ma hakkasin rääkima kaksikhingedest ja keerulistest sidemetest, suhetest, mul on kordades rohkem tööd. Ma saan igapäevaselt taro lugemise päringuid, ma näen, kus inimesed on, mis nende elus toimub, mis nende alateadvusest, nende mõtetes toimub ja mis neid huvitab, eks ole. Ja ma võin täna täie veendumusega öelda, et meil on rohkem keerulisi suhteid kui poliitiliselt korrektseid suhteid.
ja võin ka öelda, et paljud neist siis leiavad mind üles peale seda, kui nad ei ole siis abi saanud tavapsühholoogiast või suhtenõustamisest. Sest minu töö, kuna ma ise olen spirituaalse ärkamise läbinud, mul on selge nägemine ja ma olen ülestõusu läbinud, ma mõistan tervikpilti, eks ole. Mul on spirituaalne lähenemine partnerlussuhtele. Ma mõistan maskuliinset energiat, feminiinset energiat. Ja see on see, mida terapeudid, nad ei tea, nad ei ole väljaõpet saanud ja kui nad ei ole ise tervendanud oma nais- ja meesenergiat, siis iga terapeut suudab sind juhatada sinnamaani, kus tema enda areng parajasti on toppama jäänud või seisnud või kus ta ise on nii-öelda siis kuristikku astunud, eks ole. Nii et minu koolitus ja teadmised on natuke teised, aga see toimib järjepidevalt. Mu klientidel on läbimurded nende suhtes, nende armastuses, nende abielus, nende abielukriisis ja muidugi eraldi teema on siis kaksikhinged, keda ma siis püüan juhatada ja selgitada seda teekonda, mis omakorda muudab selle hulga lühemaks, hulga kiiremaks ja ka kergemaks, et aidata välja sellest valust, mis siis kaasneb esimese egosurma ja hingeaktivatsiooniga. Ikka ma hakkasin nüüd lobisema nii pikalt. Nii, praegune siis kaardi lugemine tuleb sellel teemal, et sinu tervendus, sinu ülestõus, mis on sinu hetke energiad. Esimene grupp. Kuulaja siis. Kus oled sa praegu oma tervendusteekonnal? Grupp number 1. Mis on su praegused energiad, grupp number 1? Ma tunnen tugevat neitsi energiat siin. Maa-element. Nii, palume juhatust esimesele grupile. Kaksikleeg tuli praegu sulle märk. Kaksikleegi sõnum. Hinge pime öö, esimene grupp. Delikaatne. Petmine. Täishiilguses ja väes oma isikliku väe ja enesekindluse avamine, päikesepõimiku energia, uhkus, töö ego kallal, töö siis 3. tšakraga. Nagu ma ütlesin, esimene grupp, sul on siis, ma kiidan sind, sa oled tõsiselt süvenenud enesetervendusse, sa oled võib-olla isegi liitunud mingisuguse tervendusmodaliteediga, sa oled võib-olla sa oled minu kursustel või kusagil mujal kursustel, sa võib-olla käid teraapias, sa tegeled õppimisega, sul on mingid laadi projektid, põhisõnum on siin praegu, sa õpid, sa uurid, ma näen sind töötamas, lugemas, kirjutamas üksinda õhtutundidel, võib-olla siis, kui on vaikus, kui su pereliikmed või kui sa elad üksinda, siis kui väljas on pimedaks läinud, kui teised on magama läinud. Ja sa tegeled andestamisega. Sa tegeled kaassõltuvuse tasandiga. Ja sul ei ole olnud kerge. Siin on hinge pime öö, tuli sõnum siis vaimult. Sul on kusagil taustal, kas see on juba sinu kaksikleegi aktivatsioon ja te olete laiali paisanud. Mul oli kavatsus siin videos vaadata lihtsalt, mis kaardid, mis sõnumid tahavad tulla, aga esimene kaart, mille ma välja tõmbasin, on kaksikleeg teil, esimene grupp. Kui sa ei ole veel temaga kohtunud, siis ilmselt, kas selle hinge pimeda öö ongi põhjustanud su kaksikhinge aktivatsioon, selle isikuga kohtumine või on ta varsti tulemas sinu ellu.
Osadel teist siis see kaksikhingega siin on toimunud siis mingit laadi pettus, reetmine, lahkupaiskamine. Väga paljud inimesed, kellel on väärinformatsioon kaksikhingede kohta, nad ei tea, mis see tegelikult on ja ei saa seda neile ka ette heita, sellepärast et internetis ei ole terviklikku infot. Internetis on mingisugune väike kild romantilisest unelmast ja siis kõik on hakanud arvama, et see on see, mida ma tahan, kui tegelikult nad ajavad taga ideaalset romantilist partnerit ehk hingesugulast, eks ole. Kaksikhing tuleb tavaliselt alguses ja tõmbab sul vaiba alt ära. Ja sellepärast tihti nad jõuavad minu juurde ja kahtlevad, kas tõesti see on minu kaksikhing, et kuidas ta minuga siis niimoodi käitub. Kuidas ta siis selliselt käitub, miks ta jookseb, miks ta tõrjub, miks ta ignoreerib, miks ta ära blokeerib ja miks enamus ajast nad on suurem osa ajast väga sageli lahus rohkem kui koos. Väga tüüpiline on siis 4-6 nädalat suhet, mille järel aktiveerub siis see polaarne energia ja nad lähevad eri teid. Et siin ma näen siis sa kuulaja, sul on tervendusteekond, oma vägi, sul on teatavad illusioonid iseenda kohta on purunemas. Hingepime öö on spirituaalse ärkamise esimene faas, me ei saa sellest üle. Sellepärast see kaksikleek tuleb ja raputab kogu su maailma, sest see on vajalik sulle, see valu on sulle vajalik, et sa ärkaksid oma unest. Siin on siis kuukaart, mis kõneleb alateadvusest. Sul on need tunded, mis sul praegu on esile tulnud. Sa oled asunud siis silmitsi seisma oma alateadvusega. Ja. Sisemine revolutsioon. Ja ma märkan siin seda tumedat energiat siin ümber ja ma tajun, et see ongi kokkuvõtvalt sinu praegune seisund, olukord. Sinu ümber tundub, et kõik on tume, kõik on kokku kukkunud või kokku kukkumas. Vana on lagunemas ja sa ei saa aru, kes sa oled, kuhu sa liigud. Aga samas ma tajun, et sul on juba kõrgem juhatus. Lihtsalt siin ei ole seda usaldust veel nii tugevat, sellepärast et sinu hirmutasand on kõik aktiveeritud. Kundaliini aktivatsioon. See on see, kus sa praegu oled sisemises revolutsioonis. Teistel teist on siin siis toimunud suhtekriis läbi kolmandate osapoolte ja läbi siis petmise kogemuse. Nagu ma ütlesin, andestamise ja kaassõltuvuse õppetükk. Kuulaja, kes sa siis oled valdavalt naisenergias, sõltumata soost. Vaatame, mis on sinu blokeeringud. Sinu praegused blokeeringud. Üks on uhkus, mis sunnib sind siis andestama. Hülgamine. Kardab hülgamist. Hülgamise haav. Ja siin on toimunud tuumhaava aktivatsioon. Ja teine asi, mis sul on, kallis kuulaja, sinus on praegu hästi palju viha, mis tahab sinust välja tulla. Nagu ma ütlesin, siin on mingisugune, sa võid mulle kommentaaridesse panna sinu senine paradigma, senised uskumused, senised arusaamised õigest ja valest on raputatud lahti. Sisemine revolutsioon. Ja sa oled praegu vihane, ma kuulen, et universumi peale, elu peale. Miks mul on selline elu? Miks see juhtub minuga? Millega ma selle olen ära teeninud? Ma olen ju nii hea inimene, ma ei ole seda palunud.
Siin on tubli annus ohvrienergiat praegu, mis tahab sinust esile tulla. Ja praegu, kui ma seda räägin, märka seda, kuidas see võib sind ärritada. Ärkamine on siis taipamine, kuidas absoluutselt kõike, mis meie elus juhtub, me tegelikult kaasloome, eks ole. Ja kui juhtub midagi ebameeldivat, justkui mitte soovitut, siis väga raske on meie egol, meie mõistusel aktsepteerida või omaks võtta, et ma kuidagi olen seda ise loonud. Aga see on vajalik, et me saaksime liikuda oma tegeliku olemuse, oma kõrgema mina suunda. Ja siin on raske, et sa ilmselt lisaks sellele õppimisele sa nutad palju. Siin on palju siis pisaraid, sul toimub emotsionaalne puhastumine. Ja senikaua, kui see on vajalik etapp, vajalik protsess, sa pead lubama kõikidel oma tunnetel esile tulla ja hakkama neid siis läbi kogema ja vabastama. Läbi kogemise sa vabastad need. Nutmine on väga-väga ilus ja vajalik viis, kuidas siis emotsionaalselt puhastuda. Senikaua, kui sul on viha, kas sinu kaksikhinge osas või sinu abikaasa, sinu suhte osas või sinu üksinduse osas, senikaua sa edasi ei saa liikuda, siis sa püsid paigalseisus, just nimelt selles ohvri meelsuses. Lase minna sellest süüdistavast, duaalsest nägemusest, sellepärast et sul toimub avardumine. Sul toimub revolutsioon ja see elukool, mis sul praegu on, hiljem sa näed, miks on olnud see vajalik ja kuhu see sind tahab juhatada. Mina näen seda juba praegu, sa oled teekonnal, kallis kuulaja, sa oled siis teekonnal täis hiilgusesse ja väkke. Vaata seda tugevuse kaart taros on oma madalama mina, oma alateadvuse taltsutamine. Vaata seda naist, kui graatsiline, kui rahulik. Ta on siin see on lõvi taltsutamise kaart. Oma sisemiste hirmude, sisemise kriitiku, oma ego taltsutamine ja seda rahulikult, graatsiliselt. See teekond viib sind väkke. See protsess, kus sa praegu oled. Nii, vaatame edasi. Vaatame veel sinu blokeeringud, kuna mis peab siin siis tervendust, mis vajab tervendust, mis vajab tähelepanu. Rõõm. On raske kogeda rõõmu ja lõbu ja kergust, mis on soovitus sulle, see on su blokeering praegu. Sa ei koge kergust oma elus, mis on tõesti arusaadav, kui sa oled oma valukehas ja see on täiega aktiveeritud. Sellegi poolest me peame järjepidevalt ületama oma harjumuslikku mustrit, harjumuslikku fookust. Kui see fookus on praegu sul sellel, et ta pettis sind või keegi reetis sind, siis sa pead tahtega, oma mentaalse fookusega hakkama seda nihutama tänulikkusele, oleviku hetkele, sellele, mille eest sul on tänulik olla. Nagu mulle meeldib öelda, kas või see kohvi, hommikutee, see, et päike tuli hommikul välja, eks, see ilus lill, mis sul on potis või vaasis või aias, sul on katus pea kohal, sul on soe, sul on süüa, eks ole, et niimoodi hakkame me liikuma, nihutama ennast välja madalast vibratsioonist. Ohvrienergia on kõige madalam teadvuse tasand. Aga ma mõistan, hinge pime öö ja spirituaalse ärkamise algus, me kõik teeme seda läbi, kes on initsieeritud hinged, kes liiguvad valgustumise, kirgastumise teed, me kõik teeme vähemalt ühe, kui mitte korduvaid hinge pimedaid öid läbi. Nii et hakka leidma rõõmu ja hakka otsima kergust. Niimoodi hakkad sa saama ühendust oma hinge, oma kõrgema minaga. Siis alles oled sa võimeline tuvastama,
ja järgnema oma hingehäälele. Nagu ma sageli siis oma klientidele ja õpilastele ütlen, minu enda kunagine juhatus ja viis, mis ma teen, kui on raskust palju, on komöödiafilmid, lõbu, rõõm, eks ole. Ja mis siin on veel blokeering sul grupp number 1 on siis toksiline naisenergia. Ja see ongi just nimelt siis, kus oled sa oma väe ära andnud, kus tunned sa, et keegi tegi sulle midagi, elu tegi sulle midagi, mul ei vea, kõik suhted lõpevad ühtemoodi, asjad juhtuvad mulle, see ongi toksiline naisenergia. Tegelik naisenergia on väes ja sinna oled sa teel. Siin on ühtlasi sinus tahab sündida hästi tugev maa-element, maa-energia on esimesel grupil neitsi, sõnn, kaljukits, toksilise naisenergia tervendus, selle tasandi esile tulek ja transmuteerimine, kaassõltuvus. Toksiline naisenergia on siis see, kes ennast unustab, teenib kõiki teisi. See on keegi, kes on meele järgi, kes elab oma varju pooles ja kardab oma valgust. See on tarokaartides siis see meie printsessi rüütli tasand, eks ole, see ei ole veel kuninganna tasand, sest kuninganna on teinud alateadvuse tööd ja astunud oma väkke. Ohvrienergiast väkke. Siin on mingisugused anded, võib-olla käsitöö, võib-olla millegi loomine, mingisugused uued hobid, mis tahavad siis sinust sündida, mis tahavad su tähelepanu saada. Sinu hinge anded, midagi võib-olla kätega seotud. See on sul praegu kaartides ja tugevalt soovitatud. Nii. Rõõm, kergus, lõbu ja leppimine. Sul on vaja lasta minna ja liikuda oleviku hetke aktsepteerimisse. Mis asi on valgustumine? Aktsepteerimine, oleviku hetke ja kõige, mis on, järjepidev aktsepteerimine. Täielik vastupanu puudumine on, mis on. Universum ei keera midagi tuksi. Kõik, mis toimub, on tegelikult meie kõrgemaks hüvanguks. Lihtsalt hetkel sa ei näe seda veel. Nii, see oli siis esimene grupp. Ma võtan teile ka, võtame siis, mis on tulemas järgmiseks sulle grupp number 1, enne kui me edasi liigume. Sa hakkad manifesteerima teadlikumalt. Sa hangid teadmisi intellektuaalselt ja hakkad manifesteerima siis oma tegelikke soove. Sa hangid siis infot läbi õpingute, läbi teadlikkuse tõstmise, läbi nendest olukordadest õppimise. Merkuuri energia kaksikud neitsi. Ja sa hakkad siis töötama oma emotsiooni ja südamekeskuse kallal. Vähk, kalad ja skorpion. See ei tule sulle kohe, see ei tule üleöö. Siin on veel palju sellist vesisust ja sellist õrna naiselikkust. Sul on väga raske sellest vesisest ja haavatud naiselikkusest liikuda shakti tuleenergia suunda, sest sinu eesmärk, sinu kõrgem mina soovib, et sa liiguksid siis väkke, mis on tuleenergia, välja manipuleerimisest ja ka teiste oma ümbritsevate kontrollimisest läbi nende eest asjade ära tegemise, nende sidumise, teeskluse, manipulatsiooni, see on siin vähienergia. See on tulemas sul, grupp number 1.
mis on lõpptulemus, grupp number 1? Ja jällegi lõpptulemus, lõvi, hambur, jäär, tugevus, vastupidamine. Sa leiad, sa avad oma päikesepõimiku, sa astud oma väkke. Liigume edasi. Liigume edasi siis grupp number 2. Tere siis grupp number 2. Vaatame, kus oled sa oma tervendusteekonnal, mis on siis praegused ema energia, tuli siit praegu, ema teemad on üleval ja samamoodi nagu grupp number 1, sul on avardumine. Sa vabastad oma suguvõsa naisliini, naisenergia programmeeringut. Aga vaatame veel mõned lipikud. Ma tõmban teile grupp number 2. Jumalik ajastus on siin töös. Ma kohe selgitan. Vähk, teie, kes te olete vähid, see on sinu kinnitus, et see on sinu grupp. Enesekindluse puudujääk, salatsemine. Süda kinni. Grupp number 2. Siin on siis südameenergia, ma kuulen alistumine, haavatavus, südamesse, teekond südamesse, ja südame avanemise õppetükid sinu vahetusreaalsuses. Südamekeskus ongi meie jumalik naisprintsiip, see tuleneb meie ema energiast. Kuidas oli sinu ema, kuidas oli ema-isa vaheline suhe, kuidas oli sinu perekonnas, sinu suguvõsas, sinu emal omaenda naiselikkusega suhe. See kaart kõneleb siis kontrastist ja kontrast on miski, mida me peame jõudma elus selleni, et see igavesti alati jääb olema. Alati juhtuvad, me ei saa kontrollida teiste inimese reaktsioone, teiste valikuid, teiste samme ja teisi osapooli, kellega me siis oma eluteel puutume kokku. Ja midagi sellist on siis sinul praegu toimumas ja sinu õppetükk. Sulle pakutakse kontrasti, et sa hakkaksid leidma, kes sina tegelikult oled, mis sulle sobib ja mis mitte. Sa õpid iseennast sügavamal tasandil ära tundma läbi kontrasti pakkuvate situatsioonide. Sa märkad seda, kuidas sa ise oled siis tagasi hoidnud oma kommunikatsiooni, kuidas sul enda tunnete ja vajaduste väljendamine on olnud raske ja sa õpid seda praegu. Sa märkad seda, kuidas sul on raske püsida oma südames, eks ole. Sa tunned, et sa jääd oma partnerile või partneritele alla. Siin on mingisugune energia, et tunnen, et jään alla. Hakka iseennast tunnustama, hakka ennast kiitma. Sul on väljakutse õppida, vestlema hingest hinge. Mitte mõistusest mõistusesse, vaid hingest hinge. Aga sinna me jõuame alles siis, kui me õpime ära tundma oma tundeid. Kui sul ei ole endaga kontakti, ei ole sa võimeline teise inimesega südamest vestlema. Nii et see hakkab kõik alati endast pihta. Nii, vaatame veel grupp number 2. Siin on ka kalade energia on selles grupis ja kaalud ja lõvi. Mis on sinu praegused energiad, grupp number 2? Sul on kiired arengud. Sa oled otsustanud, sa oled võib-olla juba teadlik nendest haavadest, nendest protsessidest, mis ma sulle räägin.
võta vastavalt, kuidas resoneerub. Kui sa oled juba teadlik, mis on sinu blokeeringud, mis on sinu rasked kohad, sinu korduvad mustrid sinu elus, sinu suhetes, siis see, nagu ma ütlen, see on juba pool tervendusprotsessist. Tea ka seda, et sa ei ole katkine, sa ei ole haige, et me tegeleme ja räägime sellel kanalil tervendusest. Kui ma kasutan sõna tervenemine, siis tegelikult ma pean silmas hingega joondumust, kõrgema minaga joondumist, eks ole. Kui me oleme joondunud, siis me ei kannata ja siis me oleme valdavalt sügava rahu, rõõmu, külluse seisundis. Ja sinna oled sa teel. Sinna oled sa teel, jah, grupp number 2. Siin on samamoodi siis mingisugune kiire edasiliikumine sinu töös. Grupp number 2 võib olla siis sul ka niimoodi, et tööalaselt sul läheb väga hästi, sul võib-olla sa isegi oled rohkem oma justkui mehelikus energias, sul mündid, raha, tulemused, karjäär laabub hästi. Tööalaselt oled sa väga edukas, aga siin on just nimelt siis südamekeskuse emotsioonide naisenergiaga ühendumine ja tervendus. Võib ka olla seesama spirituaalne õppimine, suhte õppimine. Vaata seda kaarti, kuidas ta kirjutamine, üksinda kirjutamine, õppimine, millegi uurimine, mõtisklemine, võib-olla blogimine, võib-olla päevikupidamine, võib-olla oma mõttemustrite ülesmärkimine, tervendus teraapilisel eesmärgil. Ja mingis kohas sa praegu siis oled pausi peal, midagi on pausi peal. Alkeemia, amburi energia, mis kõneleb jällegi siis sellest spirituaalsest meisterlikkusest, enesemeisterlikkusest läbi yin'i ja yang'i, spirituaalse ja praktilise, vasaku ja parema ajupoolkera, materiaalse ja hingelise, ema ja isa tasakaalustamise. See kaart siis õpetab ja küsib sult ka kannatlikkust, sest ma näen, et sinu esimene kaart oli siin tõll, sa tahad kiireid tulemusi, sa tahad kiiret edasiliikumist, aga sulle on hoopis üleskutse siis mõõdukus, tasa ja targu, kannatlikkus. Jah, et sellepärast praegu võib-olla mingi projekt, mingi tööalane ettevõtmine, võib-olla midagi su elus on hetkel pausi peal. Kirjuta mulle alla, grupp number 2, sest et see kõneleb siin pausist. Ja ma tunnen, et see on jumalik ajastus ja sul on topelt pausi peal jumalik ajastus, et sa joonduksid rohkem oma kõrgema minaga. Sa üritad manifesteerida, sinu sisemine meesenergia on praegu heas vormis. Nagu ma ütlesin, sul müntide maailm läheb hästi, tööalaselt sul läheb hästi, sa oled tragi, töökas, eesmärgipärane, sa tead, kuhu sa lähed, sul on fookus paigas. Aga vaim ütleb sulle praegu, et see manifesteerimine, see loomine ei tulene praegu sul sellisest kohast, mis on sinu kõrgeim tasakaalupunkt. Sa lood praegu natuke madalamatelt vibratsioonidelt ja sellepärast on need projektid sul praegu või see suhe pandud pausile. Et sa joonduksid enda sees, liiguksid kõrgemasse sagedusse. Jumalik ajastus, salatsev, enesetunnustus, enesekiitmine ja sellega oma sisemise kriitiku, sisemise ebakindluse, sisemise lapse haavade tervendamine läbi siis iseenda, enesetervendus. Tubli.
siin on midagi lastega seotud. Võib-olla sa oled üksik vanem. Võib-olla sul on lapse saamise plaanid, soovid. Osadel teist. Siin on hingesugulane, hingesugulus, side, see võib olla ka, mis on sul praegu pausil, muutustes, arengutsüklites, transformatsioonis, et nagu ma ütlesin, et see liiguks kooskõlla meie planeedi ülestõusuprotsessiga ja et sinus ja sinu paarilises saaks toimuda individuaalselt kasv ja areng ja ülestõus ja et te saate siis oma suhte luua selle muutunud teadvuse, muutunud seisundi pealt. Osadel teist on siin keegi minevikust, on taas ilmnemas su ellu. See võib olla Neitsi, Kaljukits ja Sõnn. See võib olla seotud sinu tööga, sinu õpingutega, kooliga. Ta tuleb mingisuguse ettepanekuga, võib-olla mingi kingitusega. Nii, vaatame, mis on need blokeeringud sul. Okei. Nagu ma ütlesin, sul on küll materiaalne maailm ja loomine selge, aga see ei ole kooskõlas kõrgema jumaliku õiglusega. Siin on mingisugune, nagu ma ka rääkisin, uued viljakad algused, fertiilsus, viljastumine, abiellumine, suured firma alustamised, võib-olla oma ettevõtte arendamised, alustamised. Materiaalsed investeeringud ei ole kooskõlas jumaliku eluliiniga, vaid siin on mingi karmatasand, mis sul tuleb eelnevalt enda sees ja välises maailmas tervendada. Mingid juriidilised lepingud ei ole siin kooskõlas vaimuga, kooskõlas tõega ja sa pead need korda tegema, muidu sul ei lasta edasi liikuda. Võimalik, et sul on kuidagi nii-öelda nagu vana rasva pealt, võib-olla karmatasandi sidemed, materiaalsed köidikud, kellegiga lahendamata võib-olla eelmised kodud, ärid, lapseelatis, lepingud, kokkulepped, võlg kellegi osas, kellegi suhtes on ebaõiglus siin, midagi, mis sa teed, see ei tulene, see ei ole uue maailma ja südamekeskuse manifesteering ja investeering ja sellepärast see on sul praegu siis pausi peal. Nii et tee need korrektuurid. Ja siin on palju ärevust küllusega seotud. Siin on mingisugused muremõtted sul seotud sinu just nimelt siis selle viljakusega, võib-olla abikaasaks, emaks olemisega osadel teist, aga teistel ikkagi seotud rahadega ja küllusega. Mingisugused materiaalsed raha ja külluse teemad on siin ärevuse osas. Võib-olla sul on abielu, lahutus. Määratud side on siin tulemas sinu reaalsusesse. Ole lihtsalt teadlik, et sul on praegu keisrinna energia, on tagurpidi ja see on just nimelt sellepärast, et sa ei tulene südamekeskusest, vaid sa oled oma mentaalkehas egoteadvuses. Sinu hirmud, emotsionaalsus, sa lood praegu siis hirmude pealt, mitte südamekeskuse pealt ja see on sinu järgmine tervendus ja ülestõusu protsess. Siin on keegi hingesugulane, kes on ääretult armunud sinusse. Miski vajab siin siis vabastamist ja minnalaskmist ja ma tajun, et need ongi seotud sinu karmatasandi materiaalsed lepingud. Karmaside, praegu öeldi mulle. Siin on karmaside, millega sul toimub lahutus.
ja see hoiab sind senikaua, kui sa püsid seal, see hoiab sind haavatud naise energias, keisrinna tagurpidi. Enesesabotaaž, ärevust, hirme muutuste ees, hirme tuleviku ees, hirme vabastada ennast. Ja jällegi rõõmu ja kerguse blokeering senikaua, kuni sa siis toidad ja oled vastupanus. Osadel teist teine grupp ma ei salga, et siin on siis kõrgemalt poolt on suunatud lahutus, lahkuminek ja see hoiab sind ärevuses. Ja enne kui ma lõpetan teiega grupp number 2, vaatame, mis on tulemas sul, kui sa selle tervenduse endas lahendad. Mis on tulemas järgmiseks? Nagu esimene grupp, mis on tulemas järgmiseks, sa hakkad teadlikult looma. Sa liigud suuremasse teadvelollu ja läbi selle sa hakkad looma seda, mis sa tegelikult soovid. Ja sa lood ühtlasi ka vana peatüki lõppu. Siin tuleb see suhe saab sul läbi, sa liigud välja sellest abielust, siin on see abielulahutus läheb lõpuni, siin on selle karmatsükli lõpp on sul kaartides. Millal see täpselt toimub, seda mina ei tea, aga see on sul kaartides. Sa hakkad manifesteerima läbi selle lahtilaskmise uut ülestõusu ajajoont oma elus. Nii, grupp number 3. Tere, grupp number 3. Grupp number 3, hakkame vaatama. Mis tervendusprotsess, ülestõusuprotsess sul on praegu toimumas? Võtame kõigepealt ühe kaardi grupp number 3. Joondumus. See on siis tugevalt kõrgele tõusnud ülestõusuprotsessis, sa oled kindlasti ülestõusuprotsessis. Kui see nii ei ole, siis see ei ole sinu grupp, sest see 3. grupp on minu initsieeritud tõusnud meistrid. Sina oled tõusnud meistri hing liikumas valgustumisse. Mis asi on joondumus? Joondumus ongi valgustumise esimesed kogemused. Et päris kindlasti siin on väga palju erinevaid tasandeid. Aga lihtsustatult joondumus ongi siis joondumus kõrgema minaga, liidu teadvus, kõrgema mina kehastamine. Sa oled kas ülestõusuprotsessi läbimas, kaksikleegi liitu manifesteerimas enda sees. Osad siis teist, sul ei ole põhjust seda videot isegi vaadata, on tõusnud meistrid, kes on juba kaksikhinge liidus, harmoonilises liidus oma jumaliku paarilisega. Ja sa kehastad seda joondumust, olles siis kõigile eeskujuks. Teie võite lihtsalt lõbustada ennast ja kuulata seda videot, mis ma täna varasemalt üles panin siia kanalile. Märgid ülestõusust ja liidu teadvus. Sina oled sinna liikumas ja vastu võtmas liidu teadvusega kaasnevaid kingitusi universumilt. Anna mulle teada, kes sa oled. Võib-olla sa tulid siia juhuslikult kuulama, valisid selle grupi. Sa koged oma elus üks kindel märk, kuna spirituaalset sellist energeetilist seisundit kindlaks teha inimeses silmade kaudu ei ole väga võimalik. Minule anti peale minu enda joondumusse jõudmist, anti see anne
et ma näen inimeste vibratsioonilist tasandit, nende valgustumise ja sisemise töö tasandit. Aga see anti mulle alles peale seda, kui ma teisendasin oma ego tasandi. Sest kui meie anded avatakse varasemalt, siis me ei ole ise piisavalt puhastanud ennast egoteadvusest, et meie kavatsus ei ole võib-olla nii puhas. Grupp number 3. See on minu valgustunud grupp. Nii, sa oled, aga vaatame sellegipoolest, kui sa ei ole veel päris, on mingisugused fragmendid sinu elus, sest areng jätkub. Ka peale kaksikhinge liitu meie areng jätkub. Kaksikhinge teekond on ülestõusu esimene tasand. Siis järgneb teine tasand. Vabandust. Ja nagu ma ütlesin, tervenemine, staar, täht. Võib-olla sa oled avaliku elu tegelane, võib-olla sa oled oma kogukonnas mingisugune vaimne õpetaja, liider. Spirituaalsed õpetajad on selles grupis. Veevalaja energia, kaksikute energia, kaalude energia, aga ei pea olema, aga sa oled spirituaalse õpetaja, meediumi, selgeltnägija, selgelt teadja, hingehoidja elu eesmärgiga. Tervendajad. Nii, tõusnud meistrid. Nii, sinu praegune energia, imeilus, sa oled midagi ja sa töötad ja kehastad oma elus küllust. Ma näen sind kui vaba ja vallalisena praegu. Sa naudid, sa ehid ennast, sa näed kena välja, sa oled atraktiivne, sa hoolitsed enda eest. Sul on sinu distsipliinid sinu joondumuse säilitamiseks ja hoidmiseks. Sa oled enesearmastuses, sa panustad iseendasse. Võib-olla sa teed muudatusi oma kodus, võib-olla oma autos, oma keskkonnas, oma ärides, oma tegevustes, muutes neid nauditavamaks, mugavamaks, külluslikumaks, ilusamaks, kõiki sinu meeli köitvamaks. Selles ei ole mitte midagi valet, kui sa tahad ilusat esteetikat enda ümber. Mina ise olen täpselt samasugune, mul on Veenus, on sõnnis. Mul on oluline, et ma olen ilusas keskkonnas. Et minu auto on mugav. Kui mul on valida, siis mulle meeldib siid, mulle meeldib samet. Mulle meeldib kõige parem toit, kõige parem selles mõttes, et puhas, kõrge vibratsiooniline, mis kõikidele mu meeltele pakub naudingut. Ma olen nautleja oma hinges ja ma tunnen, et sina oled samasugune. Ja meil on spirituaalsetes kommuunides täiesti eksitav väär arusaam, et spirituaalsus võrdub vaesus. Täiesti väär, vale. Kuula ka sina, ma ei tea, kas ma ütlesin, kuula see video. Esimene punkt, finantsiline küllus, mida sa ei ole varem kogenud, on üles tõusnud meistri kaksikhinge liidu väline märk. Nii et ma tunnen, et siin on sa oled sisemuses jõudnud joondumusse või säilitad ja praktiseerid joondumust ja sinu väline elu, see võtab aega selle siis kokkuviimine sellega, mida ja kuidas sa soovid elada, kuidas sa soovid kogeda oma inimese rüüs olemist, oma 3D reaalsust, kus sa soovid elada, millises kodus, mis riideid kanda, mis toitu endale suhu pista, mis muusikat kuulata, milliseid jooke juua. Amburlõvi jäär, sul on mängulisus ja seiklemine on praegu mõtetes. Mulle tundub, et sa oled nii suure spirituaalse, sa oled nii pühendunud oma vaimsele enesetervenduse teekonnale olnud, et sul on vastupidi nüüd naudingute, rõõmu ja avastamise aeg.
siin võib sellel tasandil võib tulla veel ülesse mingit laadi triggereid, mingisuguseid egoprogramme, sest meie eesmärk ei ole, me ei hävita ego, vaid me integreerime ego. Siin võib tulla spirituaalset ego, sest sa oled niivõrd, sa lihtsalt oledki nii, sa oled pioneer. Siin on andmise saamise ja ma kuulen tagasiandmise tasand. Sa oled kohas, kus sa pead hakkama tagasi andma, kui sa seda veel ei tee, ühiskonnale, kogukonnale, kommuunile, teistele. Jagama kõike seda, mida sa oma teekonnal oled õppinud ja kogenud, olles siis spirituaalne õpetaja. Nii, mis on blokeeringud? Okei. Nüüd ma näen, sinu blokeering on veel see, et sul ei ole sinu kaksikhinge abielu liitu, sinu kaksikhinge ei ole veel tagasi tulnud või ta ei ole kohtunud või sinu hingesugulast, sa ei ole veel seda suhet, abielu, perekonda manifesteerinud, mida sa tunned, et see võiks olla. Siin on siis kolmas grupp, siin on kõik ainult materiaalse maailma manifesteerimise, jumaliku meesprintsiibi elluviimise tasand sul praegu töös. Ja kuna su jumalik meesprintsiip ei ole tagasi tulnud või naasnud sinu reaalsusesse, siis sul on raske hoida seda balanssi, kuna sina kuulaja oled oma teekonda alustanud jumaliku naisprintsiibi teekonnast ja poolusest. Kui me oleme ülestõusus jõudnud liitu, siis jumalik meesprintsiip hakkab juhtima sinu 3D tegevusi, sealhulgas sinu missioonitööd. See ei pea, teil siin on spirituaalne see töö, aga mitte kõikidel ei ole see spirituaalse õpetaja töö. Siin on veel õppetükk sulle kõndida minema siis sellistest keskkondadest, suhetest, läbikäimistest, mis ei anna sulle mitte midagi, mis ei ole joondumuses sinu kõrge valgustumise astmega. Siin on võimalik, et mõned isikud su reaalsuses, kes tahavad sult ainult võtta ja nad ei tee seda isegi pahatahtlikult, vaid nende enda teadvustasand on seal, nad näevad sinu valgust ja nad tahavad sellest osa saada, eks ole. Aga inimesed ei ole teadlikud, kus nad ainult võtavad ja vastu ei anna. Nii et siin on siis soovitus mitte karta katkestada, need võivad olla ka sinu lähedased inimesed, need võivad olla sinu enda perekond, sinu lähisugulased, kellele sa pead näitama siis või laskma nendel suhetel joonduda sinu muutunud teadvusega. Mis on blokeering veel? Kuskil, ja ma tajun, et kusagil siin on veel alateadvuses meele järgi olemine, teiste mitte ärritamise ja seetõttu siis enda natuke selline nagu Jeesus Kristuse selline sa võtad selle nagu raskuse enda kanda, sellepärast, et nad ju ei tea ja ei mõista. Ma pean kõik selle ise ära tegema, sest mina tean paremini. Sellepärast, et mina olen see emotsionaalne vaimne liider ja seda sa ei pea tegema. Sa ei pea seda tegema, see on sinu alateadvuse illusioon, see on üks programm, mida sa puhastad. Sa ei pea teiste koormaid, teiste karmat kandma enda õlul. Vabasta need. Sa ei pea päästma teisi, sa ei saa päästa läbi välise maailma, vaid ainult läbi eeskuju. Ja aeg-ajalt teiste päästmine ja aitamine on ka karm armastus. See on ka see, et sa võib-olla on vaja paus suhetest, anda neile nende koormat tagasi. 5Ds on meil väga selged piirid. Meid ei lasta 5D'sse, liidu teadvusesse, kui me ei ole väga tugevas, täielikus enesearmastuses ja eristamisvõimes, mis on minu ja mis on teiste.
sa ei saa oma missioonitöös teenida kõrgemaid reaalsusi, kui sinus on veel selline nihkes programm, et ma pean kõigi ees lömitama või kõike vastu võtma. Kui sa oled spirituaalne liider ja astud oma missioonitöösse, pead sa suutma ka inimesi hellalt, õrnalt, aga järjepidevalt oma sisemise kali või sisemise sõdalasena paika panema. Seisma oma tõdede eest. Sest ilmselt sa tead juba seda, et sinu, nagu ma ütlesin, sinu valgus tõmbab kohale kõiki ja kõike, sealhulgas madalaid sagedusi ja vastavalt oma sagedusele nad kõik tahavad sult midagi võtta, eks ole? Ja kui sul ei ole piire, siis sellega sa hävitad omaenda tervist, oma energia välja ja see ulatub kuni sinu kaksikleegini, sinu enda perekonnani. Sellepärast, et sa oled liider, sul on mingisugune oma platvorm, oma kanal, oma mis iganes platvorm, kus sa suhtled kommuuniga, olles oma kommuuni liider. Ja siin on just nimelt veel see üksinduse ja isolatsiooni hirm või tasand, kuna sa oled teistest nii palju ees oma ülestõusuprotsessiga, siis sa tunned ilmselt, sa oled veel selles võib-olla hermiti faasis, võib-olla sinu hingeperekond ei ole veel kokku tulnud ja samas sul ei lubata ka oma 3D või inimeseks olemise tutvustega suhelda. Sest et siin on sinu ainuke fookus, on sinu missioonitöö. Vaatame, mis on tulemas. Mingi paus tuleb sul tegemistes ja ongi nii. Sul tuleb paus sinu tegemistes, kuni sa astud. Siin on ka mõned meessoost isikud mul selles grupis. See ei ole sooga seotud, kuni sa astud oma jumaliku meesprintsiibi liidri energiasse. Nagu ma ütlesin, ülestõusu lõpus, balanssi jõudes, missioonitööd juhib jumalik meesprintsiip sinu enda sees. Sina, kes sa oled naissoost, nagu mina, ka minu missioonitööd juhib minu sisemine meesenergia. Ma mängin ping-pongi nende kahe energia vahel kogu aeg. Lõvihamburi äär. Siis oled sa valmis. Siin on väike selline balansseerimine veel. Jah, sa liigud tasa ja targu ja siin on mingid asjad veel, mis tahavad sul ära kukkuda. Mingid tasandid siin kukuvad veel ära ja lähevad transformatsiooni. Ja lase sellel juhtuda, sa oled nii võimas. Ma ei usu, et sul on, sinus ei ole enam hirmu, vaid pigem sa tulid siia uudishimust või sattusid siia kuidagi juhuslikult, anna mulle teada, kes sa oled. Aga igal juhul ma loodan, et saite juhatust ja kohtume järgmistes videotes.